algab tutvumismäng Reisile sinuga. Saatejuht on Anu Saagil. Tere õhtust, armsad televaatajad! Algamas on Eestimaa populaarseim tutvumissaade. Mängureeglid on lihtsad. Meil on üks valija ja 3 valitavat ja 3 salapärast ümbriku, milles on reis eksootilisele maale, mõnus spaapuhkus või õhtusöök restoranis. Aga tüdrukud on teie ees. Neiu number 1 elab Tallinnas Lasnamäel ja peab lasteaias muusikaõpetaja ametit. Vabal ajal käib teatris, kontsertidel ja laulab segakooris ning tegeleb aiandusega. Endise alpinistina peab lugu ekstreemspordist ja esoteerikast ning üks nõrkus on tal ka – kiired autod. Neiu number 2 on pensionär häädemeestelt. Enda kohta ütleb, et on läbi ja lõhki kunstiinimene, kellele meeldib näidelda ja maalida. Reisida armastab ka. Soomes ja Rootsis on käidud, nüüd sõidaks soojale maale. Neiu number 3 on aiandushuviline pensionär Õismäelt, kes hoolitseb igapäevaselt 2 vanainimese eest. Talle meeldib käia teatris, kontsertidel ja teha käsitööd. Reisinud on palju, aga soojale maale puhkama läheks iga kell. Tere, tütarlapsed! Tere! Kas te olete valmis? Jaa. Te teate, et täna valitakse 11 võitjaks ainult hääle ja vastuste põhjal. Nii et olge särtsakad, avatud ja mõnusa huumorimeelega. Aga nüüd me peame kahjuks seina vahele tõmbama. Tere õhtust, Eevald! Oled sa valmis? Tule siia, palun. Tere! Tänase saate noormees on Õismäe pensionär, kes aga vahel ikka tööd ka teeb. Tema peab väga lugu spordist, 3 korda nädalas mängib lauatennist, talvel suusatab, suvel mängib tennist ja päevitab. Saladuskatte all avaldab, et talle meeldivad naised, kes oskavad teiste inimestega arvestada. Vau, Eevald! Ja. Šikk ja roosiga. Just. Küsimused on sul valmis ja ma näen, et sa oled põhjalikult vaeva näinud. Ikka. Ikka. Just. Esita esimene küsimus ja ütle, kes peaks esimesena vastama. Tere õhtust, neiud. Tere õhtust. Kas saad majapidamistöödega hästi hakkama? Millised töid meeldivad ja millised ei meeldi? Põhjenda, miks? Vastab neiu number 3. Saan küll hästi hakkama, kuna ma käin veel hoolitsemas vanurite eest ja kõiki töid ma pean tegema. Kuna ma olen ka veel korteriühistu esimees, siis on mul isegi elektritöid, sandtehnilisi töid. Nii et saan ikkagi kõigi asjadega hakkama. Ja kas see on väga tähtis, et naine teeks koduseid töid? Kas sa ise ei viitsi mitte midagi teha? No, parem on, kui teeb proua. Proua, aga mis sina siis teed? Teenin raha. Millega sa raha teenid? Autojuhtimisega. Väga tubli. Ja vastab? Proua number 2. No ükski töö ei ole seni veel tegemata jäänud. Saan hakkama söögi tegemisega, koristamisega, pesu pesemisega. Ühesõnaga kõik ametid, kuna on nii vanaks juba ära elatud ja palju lapsi ja siis ongi kooliõpetaja, arst ja traktorist ja ehitaja ja kõik kokku, nii et ükski töö mind ei murra. Aga kas sa sellises kaunis eas, kui sa oled terve oma elu palju tööd teinud, kas nüüd ei oleks aeg puhata ja keegi teine võiks sinu eest kõik need rasked tööd ära? No jaa, aga kui teisel on ka natuke raske, eks ma ikka. Aamer pihku ja ei. Risti ette ei löö. Miski ei jää tegemata? Ei jää ükski töö, siiamaani pole jäänud.
sul naisest kahju ei ole? On ikka. Noh, aita ka siis. No pool tööd teen mina. Väga tore. Ja neiu number? 1. Üks ütleb samad sõnad, mis teised, olen lesknaine ja see tuleb täpselt sama, et kõik tuleb ikka ise, aga kui ikka on meeste töödega tegemist, siis mul on endised õpilased, kellel ma võin helistada, et kui mul on elektriku vaja või keegi niisugused tõsised meeste tööd, mida minu pea ei võta, siis ma olen neile helistanud. Aga siiamaani oleme suutnud kõik kamba peale ära teha. Aga kodused tööd muidugi on naiste õdud. Tundub nutikas naine. Just. Et kui ise ei saa hakkama, siis kutsu abiväge. Ja naabrimees appi. Mul ei ole mehi, ma ütlen, mul on endised õpilased olnud, jah. Aga ma olen kooliõpetaja, selle võrra mul on abilisi. Ja aitäh neile, kes tulevad alati appi mulle. Imearmu. Nii, küsimus number 2. Küsimus number 2. Reisil olles, kas sulle meeldib raha laristada või pigem kokku hoida? Millised kulutused peab maksma mees? Vastab proua number 1. Kulutustega teate, oleneb sellest, kuhu ma sattun. Üldiselt olen kokkuhoidlik, kuna ma olen üksinda teenin. Mul on ka täiskasvanud lapsed, aga kuna üks mul veel õpib, siis vanaema peab olema virk ja teenima. Ja sellepärast ma ikkagi arvestan, aga kui on ikkagi vaja kiireid otsuseid teha, mul on alati kuskil tagavara raha. Ma ei larista, ma korjan ja siis läheb see raha lihtsalt mängu. Nii et ühtepidi ma nagu hoian, aga siis kui on vaja, siis ma tegutsen selle rahaga. See Evaldile meeldib. Evaldi vuntsid liikusid praegu, aga Evald, mis asi on laristamine? No mõttetuid oste teha. Aga mis on mõttetust? No mida iga päev tarvis ei lähe. Kas see kaelakee näiteks on? Ei, mitte mingil juhul. See roosa seelik? Ideaalne. No vaat, kus see piir jookseb siis? Jäätis? No see on nii, et Nii sööd ära ja polegi. Pole jäätist, pole raha. No see tõstab tuju. Nii on kasulik. Vau! Selle peale ma pole tulnudki. Vastab? Number 2. Minul on nii, et poes käia ma eriti ei ole. Kui lähen, ostan oma piima, leiva, lups, ruttu kodu tagasi ja ei raatsi raha raisata küll. Kas raha on vähe või ei raatsi? Tavaliselt, kui ma veel abielus olin, siis palga andsin mehe kätte, las majand. Ma ei võtnud omal seda muret kaela. Issand, meie peres on küll vastupidi. Naine võtab ikka mehe palga enda kätte. Aga nii on lihtsam. Mis mõttes? See on uudis. Nii, Evald, number 3. Kuna ma olen olnud kogu aeg iseseisev, siis ühesõnaga ma ei larista ja ma ei hoia ka nii väga kokku, nii et ikkagi, mis mulle väga on meeldinud, siis tõesti ka korjan ja siis ostan ikkagi ära. Aga üldiselt ma nii väga ei larista. Aga kui sa meesterahvaga lähed kohvikusse, kas sa siis maksad oma kohvi ja koogi eest ise või jätad selle? See oleneb, milline mees. Aha, huvitav. Mees peab meeldima. Aha, kui mees meeldib, siis maksad tema arve ka kinni. Just. See on äge naine. Järgmine küsimus. Milline on sinu ideaalne mees ja millised omadused tal olema peavad? Vastab proua number 3. Ideaalne mees momendil on minu jaoks see, kes ei suitseta ja napsu nagu väga minimaalselt tarvitab. Soliidne, oskab seltskonnas käituda ja arvestab minuga ja see on võib-olla põhiline praegu. Aga Evald, kas sa oled napsu ja suitsumees? Ei. Ei ole üldse? Suitsumees küll ei ole. Aga napsu? Minimaalselt. Aga kuidas sa seltskonnas käitud? Viisakalt. Sa oled praegu ka väga lipsuga ja puhaga. Aitäh. Hästi. Jah, aga vastab? Number 2, palun. Minul otseselt nõudmisi nüüd meesterahva suhtes küll ei ole. Kui temal silmad säravad ja kui ta lubab mul oma käed kaela ümber panna, siis minu meelest on väga viis. Mina küll ei keela. Ei keela. Kas või kogu aeg.
Väga armas vastus oli. Ja neiu number 1. Nii, kõigepealt on usaldus, et oleks ausad vastused, sest siis saab alati rääkida kõik probleemid lahti. Et mulle meeldib siuke ausameelsus kõige rohkem. Mida on elus veel otsinud, on ka sportlikku meest, et ei oleks tugitoolis ja istuks ja vaataks telekat ja mul siin, kuna siin jäi kõrvu, et väga sportlik mees, siis ma võiks öelda, et ma olen ka väga sportlik naine, suusatan ja ka suvel olen ratta otsas ja mägedes armastan käia ja noh, niisugune ütleme, üks suur reis võiks olla tõsiselt niisugune kokkupuutepunkt. Aga see on siis jah, et ma olen niisugune tegutseja ja ühe hetke elan. Aga ausus jah ja otsekohesus, asju ajada otse, mitte kuskilt nii, et aga mulle see asi ei meeldinud või et ma niiviisi käin mõmm ringi, parem räägime asjad lahti. Tundub, et sulle selle aususe ja selle otsekohesusega, kas sul on mingi selline ebameeldiv kogemus olnud võib-olla, et sa seda rõhutad korduvalt? On küll, jah, ma olen tuttavaid, on olnud erinevaid tuttavaid ja on olnud erinevaid kogemusi elus, et mina pean võib-olla seda kõige tähtsamaks elus. Et olla ikkagi teineteise suhtes aus, kõige halvemal momendil ka. Siis saab leida lahendusi. Sa oled nagu petta saanud pisut ja... Jah, et noh, siis võiks olla ausam, et tule ja räägi minuga, ma olen ju ka inimene, et me kindlasti koos leiaksime sellele asjale lahenduse ju. Evald, kas sa oled aus mees? Enam vähem. Ahah, nii. 95%. No, see on juba suur protsent. Aga kas väike valge vale on lubatud? No minimaalne. No, aga ma arvan, et mehed soovivad seda sama tegelikult, et naised oleks ikka kausad oma partnerite suhtes. Mis puhul selline valge vale oleks nagu yes? ei tulegi praegu ette. Polegi selliseid valesid? No eriti ei ole, jah. Ja ise muigab ka valal, nagu vana kõuts. Kas siin olid nüüd kõik küsimused? Olid kõik küsimused. Ja on nagu raske võitu ka? Pilt on enam-vähem selge. Enam-vähem selge. Nii kaua, kui see sekundi murdosa võib-olla veel mõtled, siis tüdrukud võtavad kätte need ümbrikud, mis seal nendel käeulatuses on. Ja sina hetke sekundikese veel mõtled, vaagid. Nii. Ja kui see on välja valitud, siis ütle meile palun see number. See number on number 1. Sportlik. Väga tore. Aga Evald, enne kui sa kohtud number 1-ga, siis sa kohtud ka number 2 ja number 3-ga. Nii et tõuse palun püsti. Aga võib-olla annaks selle roosi nii kaua minu kätte. Palun. Ma ei võta seda endale, ma luban. Ma usun. Nii, tule siia. Ja neiu number 2. Tere, tule siia. Ega vaata, millest ta ilma jäi. Jaa, vaatame, see küünetal on, vaata, briljantid. Aga suur tükk jääb suur õhtu. Võru Tamula hotelli romantika just see, mida ma lootsin. Sa nii väga tahtsid. Okei. Aga aitäh sulle osalemast ja kõike head. Ja nüüd tuleb siia tütarlaps number 3. Tere. Tohib. Palun te lahti ümbrik. Tallinn õhtusöök Argentiina restoranis. Kahjuks jääb ära. Aitäh sulle. No nüüd tuleb vist see kõige magusam tükk. Tundub küll. Kas võttis põlve värisema ka veel? Jah, peaaegu. Aga tütarlaps number 1 tuleb siia teisele poole seina. Kas te olete valmis? Teisel pool seina? Jaa! Okei, aga nüüd läheb sein eest ära. Juhuu! Vau! Viine ekstra komand. Evald. Palun. Aitäh teile. Anna korraks see roos minu kätte, siis sa saad selle ümbriku lahti teha. Kas ma võin avada? Jaa.
vaata, mis ma võin välja näita kõigile Egiptus nädalate soojal maal. Küll on hea. Küll on mõnus. See oli küll üllas. Aitäh. Sellega. Ja meie jätkame teiega peale pisukest pausi. Ja Eestimaa populaarseim tutvumismäng jätkub. Meie tänased võistlejad on teie ees. Noormees number 1 on kalatöötleja Padise vallast, kes vabal ajal armastab kodus ehitada, käia kinos ja peab lugu autospordist. Reisida meeldib talle väga. Siiani on kaugeim sihtkoht olnud Türgi. Enda kohta ütleb, et on sõbralik ja lahke inimene. Noormees number 2 elab Tartumaal Puurmanis, aga töö tõttu peab suure osa ajast veetma Tallinnas, kus tegeleb siseviimistlusega. Vabal ajal käib koguduses, mängib kitarri, aitab oma ema ja viimased 7 aastat käib vabatahtlikuna päästearmees abiks. Talvel sõidab lumelauaga ja suvel rulluisutab. Seega igati aktiivne inimene. Noormees number 3 tuleb Kose vallast Harjumaalt. Tema peab kulleri ametit ja vabal ajal meeldib talle kodus nikerdada ning metsas puid teha. Näitlemisest peab ka lugu. Kui võimalust on, teeb ikka seriaalides kaasa. Suitsumees ei ole, lapsena tõmbas korraga paki ruhnut ja see võttis suitsuisu igaveseks. Vau! Nii erilised mehed. Poisid, seljad sirgunud. Tähelepanu, valmis olla, läks, olete valmis? Ikka. Teie vastustest oleneb nüüd see, kas te pääsete tänase tütarlapsega mõnusale õhtusöögile, võib-olla soojamaa reisile, võib-olla spaasse. Nii et olge särtsakad, olge ausad, okei, natuke võib valetada ka. Ja huumor. See päästab alati iga olukorra. Aga nüüd kahjuks tuleb sein vahele tõmmata. Ja stuudiosse tuleb Margo-Liina. Tänase saate neiu tuleb Valgamaalt Puka Alevikust. Tema õpib avatud ülikoolis koolimuusikat. Vaba aeg kuulub samuti kaunitele kunstidele, muusikale, luuletamisele, joonistamisele ja kodukujundusele. Aga praeguste ilmadega sõidaks kohe soojale maale. No nii, Margo-Liina, imeline nimi sul. Aitäh. Täiesti kadestan kohe. Aga sul on küsimused valmis? Ja ikka. Nii, anna tulla. Ja küsimused kõlavad siis järgmiselt. Esimene küsimus. Kuidas annad märku, kui sulle keegi väga meeldib? Ja vastab? Ja vastab noormees number 1. Lähen ligidale. Ja küsin. Lähed ligi, nii. Nii, lähed ligidale ja nügid natukene. Ei, küsin. Räägi hästi kõva häälega, me ei kuule Margo-Liina, aga mitte midagi. Küsid. Mida sa küsid? Mis su nimi on? Nii, Margo-Liina on minu nimi. Edasi? Mina olen Veljo. Aha, nii, edasi? Ja siis natuke muud juttu. Muud juttu, et millega sa tegeled, Margo-Liina? Miks sa siin oled täna üksi või sõbrannadega? Kas sul meest on? Sellised küsimused. Selge. Aitäh. Number 2. Ma arvan, et ma ka kindlasti annan märku sellest, et lähen juurde ja hakkan juttu tegema, rääkima midagi. Küsin midagi. Teen tutvust kindlasti. Aga kui sa näed meeldivat neiut kuskil eemal,
kas sa sellist mingit väikest sellist silmadega flirti ei toimu, kohe lähed sirgel selja sammul naisterahva juurde? jah, ma arvan, et ma üritaksin kindlasti, kui ma näen ilusat naisterahvast ja mul on aega ja ma teen tutvust temaga. Väike flirt? ja võib-olla, miks mitte. No flirt naistele meeldib, on ju? Okei. Aga millest sa räägiksid? Täiesti tundmatu naisterahvaga, kes sulle välimuse poolest täitsa meeldib? Ma arvan, et ma leiaks mingi teema. Et kui ma näen, et me võiksime sobida ja ma üritan tuttavaks saada ikkagi. Aga millest sa räägid, ilmast või? No näiteks kas või ilmast alustuseks. Ma arvan, et sobiks. Väga armas. Aitäh. Ja number 3. Mina arvan, et kui ma näiteks oleneb muidugi kohast, kus ma teda näen, et kui näiteks mind töö temaga kokku võib, siis ma üritaks võimalikult tihti tema juures hakata käima ja pilgud kohtuksid. Üritan väga palju naeratada, silmu pilgutada ja siis, kui juba leiame äkki ühise keele, siis vaatame, mis siis juhtuma hakkab. Okei, väike flirt on ju, väike lill võib-olla. Muidugi, kui on ööklubis näiteks kohtumine, siis alati katsuks tantsima viia. Ja siis saab juba jutu edasi hakata juba viima, kui klapib. Siis näeb juba kehakeele järgi ka aru, kas sobib või mitte. Muidugi. Kui kohe ära lükkab, siis pole ju mõtet edasi pingutada. Aga sa väikse kokteili või kohvi või mahla ka välja teed? Sellist väikest asja ikka, ma arvan, et see peaks ikka loomulik olema. Väga tore. Järgmine küsimus. Järgmine küsimus. Kuidas toimid ootamatutes olukordades? Näiteks kui madu salvab, eksid džunglisse ära või puhkeb tulekahju? Kirjelda palun olukorda, mida esmalt teeksid? Ja vastab? Vastab number 2. Madu salvas neiut. Mida teeksid? No kindlasti on vaja abi leida kiiresti. Aga te olete kahekesi seal? Džunglis näiteks? No võimalik, et mul on vaja sülle võtta, teda viia kuskile, kust on võimalik abi leida. Ma ei tea, kas kui suur madu siin nüüd salvas, selles on ka küsimus. Aga on väga suur madu, näiteks anakonda. Anakonda? Äärmuslik näide midagi. Vau. Okei. Ega siis vist muu ei aita, kui tuleb sülle krahmata ja minema tassida. Jaa, ma arvan küll, jah. Aga kui tulekahju puhkeb hotellis, näiteks olete seal Egiptimaal ja nüüd on tulekahju, mis sa teeksid esimesena? Jookseksid, tormaksid kohe varu väljapääsu poole või? No ma üritaksin kindlasti neiut päästa. Muidugi, viskaksid aknast välja. Muidugi, kui te esimesel korrusele olete basseini. No küll me midagi välja mõtleksime. Aga igaks olukorraks elus tuleks vast valmis olla, nii et... Jaa, päris kindlasti. Et loodame, et te võidate nüüd selle reisi, aga mõtle igaks juks valmis, mis teha, kui. Ja vastab järgmine. Number 1. Salvab, siis ma samamoodi võtaks sülle ja viiks kutsuks abi ka. Aga tänapäeval on vist mobiiltelefonid ka. Ja siis kutsus abi, enne kutsus abi ja siis vaatan, mis edasi saab. Okei. Ja number 3, palun. No muidugi, kui suur see tulekahju on, kui tulekahju on väike, siis katsuks ruttu ära kustutada. Ja kui on suurem, siis võtaks neiu kaasa ja paneks plagama. Aga kui madu salvab, siis on, mis seal ikka, oleneb, kust ta salvab, et tuleb mürk välja imeda. Välja imeda? See on muuseas vana meetod, seda ei tohtivatki teha. No võt. Ja škutti ei tohtinud ka panna, tuleb lamavasse asendisse panna. No võt, siis on aeg edasi areneb. Ja midagi külma peale ja siis mobiil kätte ja kähku helistama. Aga kui džunglis ära eksiksite või kas või seal Võru metsade vahel kuskil, mis siis saab? No kui me kahekesi koos oleme, siis pole midagi karta. Siis võib ära eksida ka. Muidugi, vahest tulebki kasuks. Saab rohkem suhelda.
just, ja õpiks teineteist tundma. no vot. Õige, väga nutikas. Ja 3. küsimus. Kuidas defineeriksid sõna armastus? Vastab number 1. Armastus on, ei teagi oskas. Võtki sohkama kohe. See on nii kirjeldamatu tunne. Kirjamatu asi. Et südamest käib jõnks läbi ja ongi kõik. Siin ei olegi pikemalt midagi rääkida. Nii, number. Number 3. Ma arvan, et armastus on ikka selline, et paneb sul niimoodi südame puperdama, et kui sa oled juba päev aega tast möödas olnud, siis ootad, et millal see õhtu tuleb, et ta uuesti näeks. Miks päeval ei tohi näha? No näiteks, kui päeval tavaliselt on inimesed käivad päeval tööl, et siis ei põrka ju kokku, et siis ootad, millal see tööpäev juba läbi saab, et ta näeks ikka. Kui mina oleks armunud, mina tööle ei läheks. No, aga keegi peab ju arved ka maksma. Mis arveid? Kohviku ja baari arveid või? No ikka kõik, mis ette tuleb. Kahjuks me peame ka elektri eest maksma, et see ka ei tule niisama. Mille eest me veel peame maksma? No, lillede eest ja šokolaadi ja sampuse. Vau! Number 2. Ma arvan, et armastus ma arvan samuti, et see on tunne, see on selline vajadus koos olla. Ja hoolimine, see on ka otsus, nagu, et ma otsustan armastada või et otsustan abielluda. Ja... Kas su elus on varem sellist tunnet olnud? On ikka. Mingi mõned korrad. Et ma arvan, et see kujuneb välja sõprusest. Et kõigepealt võiks olla sõprus. Ja sellest võiks kujuneda välja armastus ja edasi abielu. Kõik on paigas, nii nagu peab, nagu õpikutes on kirjas. Kõigepealt sõprus, armastus, lapsed. Lahutus. See oleks päris ilus. Ei, lahutus ei ole ilus. Esitaks ilma hakkama. Sorry, ma kiusan natukene. Kas sul on kurvad lahkuminekud olnud? Sa oled natuke nukra häälega, kui sa räägid armastusest. Ei ole väga selliseid halbu juhuseid või... Kas te olete jäänud sõpradeks pärast? Jah, üldjuhul küll. Kas sina oled jäetu või sina oled jätnud? Ma üritan ikka suhet koos hoida rohkem. Et kui tekib mingi probleem, siis sa püüad pigem selle selgeks rääkida ja edasi minna. Jah, päris kindlasti. Ma proovin rääkida oma tunnetest ja ma arvan, et siis me peaksime kokku ikkagi, kui on õige inimene. Iga hinna eest, et raskusi tuleb ikka ette, aga need asjad tuleb lihtsalt selgeks rääkida. Jah. Ime Armo. Kas meil on nüüd kõik vastanud? Kõik on vastanud? Jah. Okei, aga nüüd on ka kõik küsimused esitatud. Jah. Nii, mis nüüd see saba ots ütleb? Kas on valik tehtud või ootame pisut? Poisid, võtke nii kaua kätte oma ümbrikud. Need salapärased õnneümbrikud. Ja mis sa arvad, kes see pääseb? Valik langes number 3. Number 3. Hurraa! Aga enne kui sa kohtud noormees number 3-ga, saad sa tuttavaks ka noormees number 1 ja number 2-ga. Nii et paluks siia number 1. Tere! Väga meeldib. Teeme lahti ümbriku ja sealt ütleb välja Tallinn õhtusöök restoranis Olde Hansa. Kahjuks mitte, aitäh. Ja siit tuleb noormees number 2. Tere! Tere! Tee lahti ümbrik, palun. Värska nädalalõpp Värska sanatooriumis Sviidis. Kohju, aga aitäh. Aitäh sulle.
ja nägemist. nägemist. Noormees number 3. Juu! Tule oma kohale, sina tule siia. Kas te olete valmis? Jaa. Juu, üks väriseb siin nagu haavale. Tõmbame seina eest. Tere! Tere! Väike lilleis ka. Aitäh. Vaatame siis, kus me läheme. Mis meil siin paik? Kohtla-Järve? Ei ole. Bravo! Aga meie teiega, armsad televaatajad, kohtume juba nädala pärast. Kõike kõige paremat teile!